Enne kui hakkame vaatama, millised funktsioonid sinu telefonis olemas on ja kuidas neid kasutada, uurime me ja tutvume telefoni kasutajaliidese põhiliste osadega ja vaatame, kuidas nendeni ka pääseb. Alustame lukustusekraanist. Lukustusekraan on esimene selline ekraan või kuba, mida sa kohtad, kui telefoni käima paned. Kui sa telefoni ei kasuta, on telefon puhkerežiimis, nii-öelda stand-by unerežiimis ja telefoni lukustusekraani saab käivitada väga lihtsasti vajutades telefoni paremal küljel olevat küljenuppu või uuemate telefonide puhul võttes telefon lihtsalt kätte. Selle peale, kui ekraan käivitub, ütleb telefon praeguse kellaaja ning selle mitu uut teavitust vahepeal saabunud on. Nii et kui mina võtan praegu laua pealt telefoni kätte, ütles telefon, et kell on 13:50 minutit ning ühtegi uut teavitust mul ei ole. Kui ma nüüd telefoni ei kasuta, siis mõne hetke jooksul läheb ekraan uuesti lukku ning ma pean vajutama telefoni küljenuppu, et ekraan taas käivitada. Lukku läheb telefon aga väikese hääletooniga, just sellise piuksuga. Lukustusekraan koosneb aga peamiselt 3 osast. Ekraani ülemises servas on olemas olekuriba, kus on ära toodud mitmed telefoni olekut näitavad ikoonid. Üleval paremal nurgas on näiteks aku täituvust näitav indikaator. See on praegu siis 68%. Aga samas on olekuribal ka info selle kohta, kas me oleme ühendatud Wi-Fi võrku, kui palju on mobiililevi ning kas kasutame näiteks 4G või 5G ühendust. Olekuriba on üldiselt telefoni kasutamise ajal kogu aeg ekraani ülemises servas näha. Lukustusekraani üleval keskel on aga kellaaeg, mida puudutades kuulemegi praegust kellaaega. Ning selle all on olemas kuupäev, milleni jõuame näiteks vasakult paremale sõrmega üle ekraani pühkides. Täna on teisipäev ja 12. juuli. Ekraani keskel on ära toodud teavitused, mis on saabunud erinevatest rakendustest, näiteks vastamata kõnede kohta, uute e-kirjade kohta, saabunud sõnumite kohta, kui sul on uudise äppe või uudise mobiilirakendusi, siis saadavad ka nemad aeg-ajalt olulisi uudiseid ja neid võib olla näha siinsamas koduekraanil. Lukustusekraani alumises servas on aga 2 nuppu. Ekraani all vasakus nurgas on meil nupp, millega me saame panna telefoni taskulambi tööle. Ja ekraani paremas nurgas on olemas nupp, millega aktiveerida kaamera, kui on vaja kiiresti fotosid teha. Kuid kuidas lukustusekraanist kiiresti edasi saab liikuda? Kui telefon on unerežiimis, on ta tegelikult lukus ja telefoni kasutamiseks on vaja kas PIN-koodi või tuvastada kasutaja nägu või sõrmejälg. Kui sa telefoni seadistades sõrmejälje või näo lisasid, siis nüüd ongi see koht, kus telefon seda vajab. Ning kui sul on näotuvastusega telefon, siis tegelikult on tõenäoliselt telefon juba end lahti lukustanud ja sind tuvastanud, sest et nii kui telefon kätte võtta ja lukustusekraan nähtavale ilmub, püüab telefon ka kasutajat tuvastada. Kui kasutaja on tuvastatud, kostub selline heli. Kui sul on aga sõrmejälje lugejaga telefon, siis tuleb sul asetada sõrm kodunupu peale. Just see sama sõrm, mida registreerisid siis, kui oli aeg telefoni seadistada. Ning kui telefon on lahti lukustatud, tuleb meil naasta koduekraanile. Koduekraanile naasmine on üsnagi lihtne. Neil, kellel on näotuvastusega telefon, tuleb asetada sõrm ekraani alumisse serva ning libistada vaikselt ülespoole, kuniks kuuled teist sükest klõpsatust või toksatust. Nüüd on mul ees lukustusekraan, asetan sõrme ekraani alumisse serva ning libistan ülesse. Ja kuulsime teist klõpsatust. Telefon ütleb ka, et lift for home, ehk siis lase sõrm lahti, et minna home, ehk siis koduekraanile. Ja telefon tegelikult ongi nüüd jõudnud koduekraanile. Neil, kellel on aga kodunupuga telefon, tuleb lihtsalt kodunupu peale vajutada ning telefon läheb koduekraanile. Harjuta natukene seda liigutust, aseta sõrm ekraani alumisse serva ning libista ülesse, kuni kuuled teist toksatust, sest et koduekraanile naasmise liigutus on üsnagi oluline. Kui satud näiteks mõnes teiseski rakenduses natukene segadusse, saad selle liigutuse abil alati tagasi algusesse minna. Nüüd oleme jõudnud aga koduekraanile ning koduekraan on nagu arvuti töölaud ehk desktop, kuhu saab paigutada erinevaid ikoone, mille abil siis rakendusi käivitada. Ikoone on peamiselt 3 tüüpi. On esiteks rakenduse avamiseks mõeldud nii-öelda tavalised ikoonid. Kui neid puudutada, siis üldiselt ütleb VoiceOver rakenduse nimetuse. Teine tüüp ikoone on kaustaikoonid, ehk siis
rakenduste ikoone saab paigutada ka kaustadesse. Näiteks võid paigutada kaustadesse nii kõik uudiste äpid, kõik sotsiaalmeedia äpid või panna ühte kausta kõik mängud, mis sinu telefonis on. Kolmas tüüp ikoone on aga sellised vidinad, inglise keeles öeldakse nende kohta widgets. Ja need on ikoonid või sellised pisikesed aknakesed, mis näitavad reaalajas informatsiooni. Näiteks minul on ülemises vasakus osas koduekraanil ilmateade ja see näitab kogu aeg, mitu kraadi õues on, kas vihma sajab, aga sinna saab paigutada ka näiteks uudiseid või läbitud sammude arvu või muusika kuulamise soovitusi. Ühesõnaga, vidinad näitavad sulle praegu olulist informatsiooni ning see muutub reaalajas. Ekraanile mahub ikoone päris palju. Tavalisi ikoone mahub sõltuvalt telefoni suurusest kõrvuti kuni 4 ning ülevalt alla kuni 6. Seega on see selline ruudustik ja kokku saab paigutada ühele leheküljele kuni 24 ikooni. Vidinad võivad võtta enda alla aga mitu ruutu, 1, 2 või 4, vastavalt siis vidina suurusele. Ja tegelikkuses on ka niimoodi, et koduekraanile ei pea mahutama kõiki ikoone ühele leheküljele, sellepärast et koduekraanile mahub mitu lehekülge. Sa saad lehekülgi pöörata, kasutades 3 sõrme ning tehes ekraani peal pühkiva liigutuse paremalt vasakule. See pöörab justkui koduekraani lehekülje edasi. Kui pühid aga lehekülgi paremale ning oled jõudnud viimase leheküljeni, avatakse rakenduste kogu. Siia on paigutatud kõik sinu telefonis olevad äpid ja rakendused. Telefon kategoriseerib need ise siin automaatselt või lubab sul tähestiku järjekorras vaadata kõiki rakendusi, mis sinu telefonis on. Kui aga pühid lehekülgi vasakule, ehk siis tõmbad sõrmedega vasakult paremale, siis jõuad lõpuks tänase ehk siis today vaateni, kuhu telefoni tehisintellekt koondab tema arvates kõige olulisema informatsiooni, mis täna hetkel vaja võib minna. Uudised, kalendri informatsioon, ilmateade ja palju muud. See on üldiselt ja laias laastus koduekraan ning siit saadki käivitada kõiki oma rakendusi. Kuid rakendusi on võimalik ka vahetada, sellepärast et kui oled näiteks uudiste rakenduses ja tahad panna käima muusika ja siis tagasi uudiste rakenduste minna, on päris tüütu ikooni kogu aeg koduekraanilt üles otsida. Selleks, et rakenduste vahel vahetada, on olemas ka lihtsam moodus. Need, kellel on näotuvastusega telefon, peavad asetama sõrme ekraani alumisse serva ja libistama ülesse. Täpselt nagu koduekraanini jõudmise puhul. Aga nüüd ei jää me seisma mitte teise toksatuse, vaid just 3. juures. Nii et libistame sõrme ekraani alt ülesse. Teine toksatus, 3. toksatus. Ja telefon ütleb meile ka Lift for app switcher, ehk siis lase sõrm lahti, et jõuda siis rakenduste vahetamiseni. App switcher ehk siis rakenduste vahetamine on nüüd avatud ja siin on viimati kasutatud rakendus kõige paremal pool, ehk siis et hiljutisi rakendusi kuulda, libistame ühe sõrmega üle ekraani paremalt vasakule. Mul on ka phone rakendus aktiivne ning terviserakendus ehk health aktiivne. Need, kellel on aga kodunupuga telefon, saavad jõuda rakenduste vahetamisesse lihtsamini, vajutades kodunuppu kiiresti 2 korda. Ja siin ongi võimalus kiiresti rakendusi vahetada. Selle võrdluseks võib tuua arvutist tuttava alt ja taab käskluse, millega saab kiiresti äppide vahel liikuda. Teine variant. Kui sa oled mõnes rakenduses juba olemas ning soovid jõuda eelmisesse rakendusse, kus olid, piisab vaid sellest, et üle ekraani 4 sõrmega vasakult paremale pühkida ning telefon vahetabki eelmise rakenduse peale. Võib tekkida küsimus, et kas äppe kinni panema ei peagi, kui alt üles libistades jõuame me taas koduekraanile. Ja tegelikult ei pea. Telefon hoolitseb ise selle eest, et lahti jäänud äpid end sulgeksid ja seda pole vaja teha. Kuid üks hea soovitus on siiski. Kui oled koduekraanil ning mõni rakendus on hakanud tõrkuma või ei taha vait jääda, näiteks raadio kuulamise äpp ei soostu mitte vait jääma ja lärmab pidevalt, saab ta sulgeda või tema töötamise peatada. Selleks lähme me rakenduste vahetamisesse, libistades sõrme ekraani alt servast ülesse või vajutades kodunuppu kiiresti 2 korda. Lift for app switcher. App switcher. Messages. Ning leiame soovitud rakenduse, mida soovime sulgeda. No näiteks mina tahan sulgeda praegu terviserakendust, ütleme, et ta käitub pahasti. Libistasin paremalt vasakule sõrmega, leidsin health ehk siis terviserakenduse ja selleks, et nüüd health rakendus kinni panna, lükkan 3 sõrmega või siis pühin 3 sõrmega ekraanil alt ülesse.
Closing health. Ja telefon ütlebki, et closing health ja terviserakendus pandigi nüüd kinni. Naasen koduekraanile, ekraanil alt üles korraks libistades. Wallet. Waiting. Ja nüüd olengi jõudnud taas koduekraanile. Hetkel jõudis fookusesse wallet ehk siis rahakoti rakendus. Telefonil on olulisi osasid veelgi. Näiteks on olemas teavituste keskus, kuhu telefon koondab kõik teavitused. Lukustusekraanile kuvatakse vaid need teavitused, mis jõudsid telefoni sellel ajal, kui sa telefoni ei kasutanud. Aga võib-olla on sul vaja kontrollida mõnda vanemat teavitust. Selleks, et teavituste keskusesse jõuda, on mitu varianti. Üks neist toimib nii kodunupuga kui ka ilma kodunuputa telefonide puhul. Selleks tuleb meil puudutada ekraani ülemises servas olevat olekuriba ja siis ekraanil 3 sõrmega ülevalt alla pühkida. Nii et puudutan ülemist vasakut ekraani nurka, kus ma tean, et on kellaaeg ning pühin nüüd 3 sõrmega ülevalt alla üle ekraani. Ja telefon teataski, et aktiivseks muutus Notification Center ehk siis teavituskeskus. Siin on nüüd kuvatud teavitused erinevatest äppidest. Kui kasutada ka telefoni, millel kodunuppu ei ole, on sul võimalus jõuda teavituste keskuseni ka teistmoodi. Nüüd tuleb meil puudutada ning libistada ühe sõrmega alla ekraani ülemisest servast. Põhimõtteliselt teeme me samasuguse liigutuse nagu rakenduste vahetamiseni jõudes, aga seda nüüd siis ülemisest, mitte alumisest servast alates. Nii et puudutan ekraani ülemist serva ning libistan sõrmega alla ja kui ma kuulen 3. toksatust, lasen sõrme lahti. 1458. Status bar item. Lasen sõrme lahti ja olengi jõudnud teavituste keskusesse. Kolmas oluline koht telefonis on kontrollkeskus, inglise keeles siis control center, kust on võimalik kiiresti telefoni seadistusi muuta. Näiteks kontrollida hetkel mängivat muusikat, kontrollida, kas telefon on ühendatud Wi-Figa, sisse lülitada lennukirežiim, kui on reisile minek ja teha palju muud. Kontrollikeskusesse jõudmine on sarnane teavituskeskusesse jõudmisele. Nimelt, neil, kellel on kodunupp, on võimalus teha järgmist. Puudutame telefoni olekuriba, jälle näiteks kellaaega, ning nüüd pühime 3 sõrmega ekraanil alt ülesse. Nüüd pühin 3 sõrmega alt ülesse. Ja me kuulsime, et aktiveeriti kontrollkeskus ning fookuses ehk siis praegu aktiivne on lennurežiim ja kui me selle peale koputaksime, siis lülitatakse lennurežiim ilusasti sisse. Neil, kellel aga kodunuppu ei ole, on taaskord teine valikki olemas ja selleks, et kiiresti jõuda kontrollkeskusesse, teeme me sarnase liigutuse nagu teavituskeskusesse jõudmisel, ehk siis tõmbame ühe sõrmega ülevalt alla, aga me peatume teise toksatuse, mitte 3. juures. Nii et panen sõrme ekraani ülemisse serva ning tõmban vaikselt alla. Ja lasengi sõrme lahti ja aktiveeritigi kontrollkeskus ning aktiivne on meil siin siis hetkel taas jälle lennurežiimi valik. Vaatamegi kiiresti, mis valikuid meil üldse veel kontrollkeskuses on ja selleks pühin lihtsalt sõrmega vasakult paremale, et kuulda järjest elemente. Lennurežiimist me juba kuulsime. Lennurežiim lülitab välja siis telefonis kõiksugused andmesided, et lennukis telefon ei segaks pilootide siis raadiosidet. Vaatame, mis meil valikud veel on. Mobile data on mobiilne andmeside, ehk siis internet, mis ei ole Wi-Fi. Kui sul on SIM-kaart ja sul on mobiilioperaatori juurest mobiilse andmeside leping, tähendab see, et sa saad internetti täiesti juhtmevabalt olles väljas ja üle nii-öelda 4G või 5G ühenduse. Ja see mobile data valik siin kontrollkeskuses lubab sul seda funktsiooni sisse või välja lülitada. Vaatame edasi. Wi-Fi, searching, switch button, on. Wi-Fi. Double tap and hold to show more controls. Double tap to toggle setting. Wi-Fi ehk siis Wi-Fi ja hetkel telefon ütles, et otsib Wi-Fi võrke, praegu ei ole meie telefon ühendatud Wi-Fi võrguga, aga Wi-Fi on üldiselt sisse lülitatud. Seejärel ütles telefon, et rohkemate valikute nägemiseks saame me ekraanil 2 korda koputada ning teise koputuse ajal sõrm ekraanile jättes ilmuvadki enamad valikud nähtavale. Ning kiiresti 2 korda koputades on võimalik Wi-Fi telefonis välja lülitada. Vaatame edasi. Bluetooth on selline, eesti keeles öeldakse selle kohta ka sinihammas, aga üldiselt ikkagi ka Bluetooth
See võimaldab telefonil erinevate teiste seadmetega suhelda, näiteks juhtmevabade kõrvaklappide või klaviatuuride või punktkirjaribaga või ka nutikellaga. Ja siit on võimalik ka Bluetoothi sisse või välja lülitada. Media controls. Not playing. Media controls on koht, kus on võimalik valida hetkel mängivat muusikat, helitugevust muuta, järgmist lugu panna, eelmist lugu panna mängima, muusikat pausile panna ja hetkel öeldi meile not playing ehk hetkel ei mängi meil mitte ükski muusikapala. Playback destination. Button. Playback destination on nupp, kus on võimalik valida, kus kohas muusikat mängitakse. See on oluline siis, kui oled telefoniga ära ühendanud näiteks juhtmevabad kõrvaklapid või sa asud Wi-Fi võrgus, kus on nutikõlarid, siis on võimalik telefonist muusika mõnda nutikõlarisse saata ja selle nupu abil seda teha saabki. Previous track. Dimmed. Button. Selle nupu abil saab eelmist lugu mängima panna. Hetkel öeldakse selle kohta dimmed, ehk siis see nupp ei ole aktiivne, seda kasutada ei saa. Play. Button. Play nupuga on võimalik loomulikult muusikat mängima panna. Next track. Dim. Button. Ning next track nupuga järgmise looni jõuda. Lock rotation. Switch button. Off. Lock rotation on taas üks lüliti, mille abil on võimalik telefoni ekraani paigutus lukustada. See on soovitav sisse lülitada. Ja mida see tähendab? On see, et kui ma nüüd keeraksin telefoni küllili enda käes, niimoodi, et näiteks telefoni küljenupp vaatab alla põranda poole, siis telefon osades rakendustes keerab ekraani ka küllili. Mina olen üldiselt selle variandi enda telefonis välja lülitanud, sest et sageli hoian ma telefoni võib-olla ise kogemata imeliku nurga all ja siis hakkab ta ekraani pöörama ilma selleta, et mul tegelikult seda vaja oleks. Nii et lülitame selle siin samas kohe ka sisse. Lock rotation. Switch button. Off. Koputan ekraanile 2 korda, et switch button ehk siis lüliti oleks off asendist on asendis. On. Pühin edasi üle ekraani vasakult paremale. Screen mirroring. Button. Screen mirroring on lahendus, mille abil on mul võimalik oma ekraani pilti jagada lähedal asuvatesse televiisoritesse, kui selline võimalus peaks olema. Brightness. 65%. Brightness on ekraani eredus, kui ere peab ekraanil pilt olema. Ja kui sa üldse näiteks ei näe, siis on mõistlik see ekraani eredus muuta nulli. Miks see ekraan ikka heledama peab, kui niikuinii seda keegi ei vaata. Proovime seda natukene nihutada. Selleks, et liugureid liigutada, tuleb meil ühe sõrmega ekraanil ülevalt alla pühkida või alt ülesse pühkida. Telefon tegelikult meid ka juhatab. Kui ma lähen uuesti selle brightness elemendi peale, siis ta annab meile väikeseid juhiseid. Brightness. 65%. Adjustable. Swipe up or down with one finger to adjust the value. Ehk siis adjustable on see sõna, mis tähendab, et tegemist on liuguriga. Ja kui ma nüüd sõrmega ülevalt alla tõmban, 55%, 45%, 35%. Läheb ekraan aina tumedamaks. Praegu on ekraani eredus siis 35%, alt ülesse tõmmates 45%, 55%, 65%. Läks ekraan taas jälle eredamaks. Järgmised asjad kontrollkeskuses Volume. 94%. Adjustable. On volume ehk siis helitugevus ja see toimib täpselt samamoodi. Ülevalt alla pühkides saame telefoni vaiksemaks panna. 84%, 74%, 64%, 54%, 44%. Läheb vaiksemaks ja alt ülesse 44, 54, 64, 74, 84, 94%. Ärme unusta, et telefoni vasakul küljel on ka nupud, millega helitugevust kiiresti muuta saab. Focus. Button. Focus nupp on mõeldud selleks, et telefoni hääletule režiimile panna ja tegelikult on võimalik erinevaid režiime nimega fookus siia telefoni veel luua. No näiteks mina olen loonud endale tööfookuse, mis tähendab seda, et sellel ajal saavad minule helistada töökaaslased, aga olen loonud ka isikliku fookuse, mis ajal töökaaslased mulle helistada ei saa, sest et siis olen ma pereringis. Ja siin on võimalik neid kiiresti ka aktiveerida. Torch. Switch button. Off. Torch on taas taskulamp, kus me saame taskulambi panna käima. Timer. Button. Timer nupp lubab meil kiiresti käivitada taimeri, et teatud aja pärast telefon siis piuksuma hakkaks. Camera. Button. Camera nupust saame aga aktiveerida kaamera. Camera. Ja rohkem nuppe hetkel kontrollkeskuses ei olegi. Telefoni seadetest on võimalik kontrollkeskusesse veel erinevaid valikuid lisada, kuid see jäägu juba sulle endale avastada, mis valikuid seal on ning millised sina siin kontrollkeskuses näha soovid. Need ongi peamiselt telefoni osad, mida saad iga päev kasutada ja mida tegelikult ka igapäevaselt vaja läheb.
Nüüd aga hakkame järgmises peatükis juba uurima äppe, mis sinu telefonisse peidetud on.